Tere! 4.3 tasakaalus tulemuskaart. See on selline programmi lisameetod, mille ma otsustasin lülitada siia programmi, kuna mulle tundus, et see võib olla väga hea abivahend teile tulevikuks. Et ta kindlasti ei ole äriplaani üks osa hetkel. Et ta on selline järjest suurema leviga strateegia vahend, et millest võib teile kasu olla tulevikus, kui te soovite täpsemalt enda jaoks ära mõtiskleda ja analüüsida, mida ja kuidas teha oma ettevõttest nii, et ta oleks nagu efektiivsem. Nii, ja 4.3 siis. Enamasti ongi siis ta SWOT-i asendus ja nimi on siis tasakaalus tulemuskaart. Ja Eesti ettevõtted ja avalik sektor kasutab. Ma kasutasin siin näites enda seda noorsootööasutuse oma. Ja ma tegin juba ammu tegelikult 2011 äkki või midagi sellist organisatsiooni arengukava just lähtudes sellest tasakaalust tulemuskaardist. Miks ma tol hetkel noorsootöös kolmandas sektoris tundsin, et see meetod toimib ja see oli ainulaadne tollel hetkel, kuna mittetulundusühingu eesmärk ei ole tihti tulemustele orienteeritud, mida saaks mõõta, vaid pigem protsessile, siis mina tundsin, et mina tahan oma ühingut juhtida nii, et mul oleks tulemused ka ja see oleks need oleks nagu mõõdetavad. Ja läbi selle on ka mul investoritele või rahastajatele parem anda infot, et milline organisatsioon meil on, kuhu me liigume ja et me oleme jätkusuutlik. Mitte niisama mittetulundusühing, kes õhinapõhiselt tegutseb. Et see oli see minu vajadus, miks ma seda tegin. Ja see Kaplan ja Norton on siis põhiline selle meetodi loojatest ja edendajatest. Ja siis, kui meil eelmises peatükis oli see kolmnurk, et alt ülesse, siis praegu, mida tasakaalus tulemuskaart teeb, ta liigub ülevalt alla. Ehk siis, ja alguseks ei ole, siin on tegelikult oma isegi tähtsus, kas missioon või väärtused on kõige esimene, aga üks nendest on, siis tuleneb teine, siis tuleb visioon, kuhu me tahame jõuda, siis tuleb strateegia, ehk siis mõnes mõttes siuksed nagu strateegilised eesmärgid, ehk eesmärkide osa ja siis tulebki see tasakaalus tulemuskaardi elluviimine. Ja seal sees siis hakkavad asjad põnevamaks lähevad, sellepärast, et nagu nimigi ütleb, on ta tasakaalus ja enamasti ta lähtub ettevõtte tulemustes 4 dimensioonis ehk siis kliendid, protsess, töötajad, siin on omanikud, aga ma võiks panna siis turunduse siia asemele. Et sul on natukene nagu neid, milles valdkonnas sa saad ise valida vastavalt oma valdkonnale, aga et ta ei ole ainult finantsile suunatud, ta ei ole ainult töötajatele või klientidele suunatud, et ta ikkagi nagu annab su ettevõtte strateegia loomisele dimensioone juurde ja mitmekülgsust. Ja ongi siis, nagu ma ütlesingi, finantsaspekt, ehk siis mis tegevusi peab tegema, et saavutada ressursside juures maksimaalne finantsiline kasumlikkus. Siis protsessi aspekt, ehk siis mis protsessid on olulised rahulolu maksimeerimisel. Personali ja arengu aspekt, ehk siis kuidas kindlustame võime areneda meeskonna ja analüüsime meeskonnana ja analüüsime oma tööd, et meeskond oleks kõrgelt motiveeritud. Ja kliendi aspekt, kuidas soovime, et kliendid meid näevad, ehk siis antud juhul oli kommunikatsioonistrateegiaga seotud. Need 4 aspekti on lähtuvalt sellest organisatsioonist. Sina saad ise valida, mis on need 4 asja, eelistatud 4,
mida sa hakkad siis nagu tasakaalus tulemuskaardis mõõdistama ja protsessi panema. Et soovitan finantsi valida, siis protsessi, kliendid ja siis kas siis meeskonna või enda nagu rahulolu. Ja kõik nad peakski omavahel seotud olema. Et siin näide on täpselt nagu sealt arengukavast välja lõige lihtsalt. Et ta peab visiooni, väärtuste ja eesmärkidega ikkagi nagu omavahel olema. Ja selleks, et me saaksime nagu aru, siis ongi ära toodud missioon, visioon ja väärtused. Et uuesti ära toodud. Ja see arengukava koostamise protsess ja üldse see tasakaalus tulemuskaardi koostamise protsess käis meil meeskonnas, ma arvan, et terve aasta jooksul erinevate töötubade ja diskussioonide ja ürituste kaudu. Et see ei ole nii, et mina juhina otsustasin, et võt, see on meie visioon või missioon ja need on meie väärtused, et ikkagi meeskond oli kaasatud kogu sellesse protsessi. Minu roll oli lihtsalt ta sellisel söödaval kujul panna paberile. Et ja siin on see põhitabel, strateegiakaart, et kus on näha need 4 valdkonda, milles sa siis hakkad tööle seal tasakaalus tulemuskaardis. Igas selles 4 valdkonnas on tegelikult olemas ka strateegiline eesmärk. Nagu näha, et finantside all on organisatsiooni tegevuste kasumlikkusega on olemas finantsid ja stabiilsed rahavood kaasajastatud keskkonna loomiseks. Et meie jaoks oli oluline see, et me looksime kaasajastatud noortekeskuse ja meie finantsi oli vaja selleks. Et see, milleks sul neid finantsi on vaja või mis strateegilise eesmärgi sa selleks, tavaliselt seda tasakaalus tulemuskaarti tehakse 3–5 aasta peale. Et see ei ole nagu selline 1 aasta kohta protsess, mida sa nagu töötad läbi enda jaoks ja siis 1 aasta peale ainult, et ikkagi 3 kuni maksimum siis 5 aastat võiks see olla see periood. Ja igas selles strateegilise eesmärgi all on siis 3 suunda. Ma põhinengi praegu siin väga palju finantside poole pealt, sest pärast teil on seal 431 on ka see finantside lõplik strateegia tabel, et me teeme finantside põhjal selle protsessi läbi, et te saaksite aru, kuidas see protsess käib ja et see annaks teile inspiratsiooni seda ise pärast ka teha teiste puhul. Nii, finantside poole pealt siis ongi, et tulude kasv oli oluline, finantsiline jätkusuutlikkus ja struktuuriüksuste iseseisev majandamine. No ärimaailmas siis filiaalide iseseisev majandamine ja finantsiline jätkusuutlikkus tulenebki siis sellest valdkonnast ehk siis mittetulundusühingust on ju. Klientide puhul ongi, kolmandas sektoris on natukene teistmoodi, see kliendi mõiste ongi kogukond. Strateegiliseks eesmärgiks ongi siis kogukond on teadlik noorte jaoks arendava keskkonna olulisusest ja organisatsiooni võimalustest seda pakkuda. Ja miks need jälle mingi keskkonnaga on seotud nii palju? Sellepärast, et tegelikult ju see on nagu üks olulisemaid, siin on olulisemaid asju, mis meil tuli välja, nagu mis meil puudu on, kuhu me tahame areneda selle protsessi käigus. Ja mis meid toetab selleks, et meie väärtused, meie visioon ja missioon saaks täidetud kõige paremal moel, kõige efektiivsemal moel. Nii, klientide puhul siis ongi siis see, et kogukonna kõrge teadlikkus, siin puhul, teie puhul võibki olla see, et klientide kõrge teadlikkus teie tootest või teenusest on ju. Organisatsiooni usaldusväärne maine, jälle täpselt samamoodi ettevõtte usaldusväärne maine ja kõikide oluliste kliendigruppide rahulolu. See võibki teil ka täiesti asjakohane olla. Nii, protsesside poole pealt siis meeskonna ühtne eesmärgistatud tegevus toetavas ja turvalises keskkonnas tagab nii noorte kui ka kogukonna rahulolu. Ehk siis siin ongi mõeldud seda nagu teenuse osutamise protsessi,
et tegemist on enamasti teenuste osutamisega, organisatsiooni paindlikkus, meeskonna ühtsus ja innovaatilisus, rahulolu hindamine ja kõrge kvaliteedi tagamine. Ehk siis kindlasti ettevõtte aspektist võiks olla siin kvaliteedi tagamine üks asi, innovaatilisus ja kohanemisvõime või paindlikkus täpselt samamoodi. Mikrode üks konkurentsieelistest ongi see, et nad suudavad võimalikult kiiresti kohaneda turul toimuvate trendidega. Et kui suuremad organisatsioonid või ettevõtted, mu kõne läheb nii kiireks, nii hakkame aeglasemalt rääkima, on teil lihtsam ka kuulata. Nii, et kui suured ettevõtted on oma suure süsteemiga taga, siis neil ei ole võimalik igale trendile kohe kiiresti reageerida, vaid neil läheb aega ja mikrode puhul on see suur eelis. Nii, ja viimane ongi siis personal siin, et meeskond suudab analüüsida enda tööd ning annab pidevalt tagasisidet noortele omandatud kogemuste kohta tugevate väärtustega keskkonnas. Siin ongi siis personali pädevus, rahulolu ja motivatsioon. Et tegelikult see võib ka olla nagu omaniku või juhtide puhul täiesti teema ja pädevus ja rahulolu ja motivatsioon on need märksõnad tõesti, mis võiksid teil ka olla. Et nagu näete, kolmas sektor küll on ju, aga tegelikult need märksõnad on ikkagi samad. Et natukene teises võtmes, aga ikkagi samad. Et ei ole nagu erilist vahet, kas sa oled siis mittetulundusühing või siis osaühing. Erasektor või siis kolmas sektor. Nii. Et ja kui me võtamegi juurde siis selle finants osa tulemuskaardi, siis te näete sellist tohutut tabelit. Ja sarnane tabel on tegelikult olemas kõigi nende nelja asjade kohta. Et ma lihtsalt panin siia praegu näiteks teile finantsi on ju. Tundus kõige asjakohasem. Nii, ja kui me võtame sealt sellest eelmisest tabelist, need 3 asja olid seal tulude kasv, finantsiline jätkusuutlikkus ja kulude optimeerimine. See on see kriitiline edutegur, mida meil on vaja siis selleks, et see strateegiline eesmärk, mis meil seal kirjas oli, saavutatud saaks. Ja selle kriitilise eduteguri juures me töötasime välja 2-3 mõõdikut, kuidas me saame seda edutegurit mõõta. Ehk siis me lõime väga konkreetse eesmärgi ja mõõdiku sinna juurde. Et kui me vaatamegi tulude kasv on ju, siis ettevõtlustulude osakaal kogu tuludest. Et siin tuleb mängu see sektori erisus, riigihanke leping on ka ettevõtlustulu, aga neid me ei soovinud siia sisse panna, vaid just selline nagu igakuine sihuke eraisikutele ja juriidilistele isikutele traditsioonilises mõttes teenuste müük oli see, mida me taotlesime. Et ja me peame leidma sellised mõõdikud, mida meil on võimalik ajas mõõta ja nende muutust mõõta. Ja meil on teada baastase ja nende mõõdikute arvutamiseks ei tohiks minna nii palju nagu aega, vaid nad peaksid olema suhteliselt lihtsasti arvutatavad, et me saaksime teada, et yes, me oleme nüüd siin, tahame liikuda sinna, jah, me jõuame sinna, on ju. Või me ei ole seal, me liikusime tagasi. Et nagu siin näha, 3,33% oli siis see baastase ja me seadsime siis 2015 4, 2016 6, 17 oli 8, 2018 10. Et need protsentuaalsed tõusud ei olnud nagu nii hullud suured, sellepärast et see tuleneb ka sellest tervest tasakaalu tulemuskaardist, kuna fookus oli just meeskonna motiveerimisel ja sellepärast oligi, tajusime, et me ei suuda tegelikult seda ettevõtlustulude baastaset nii hüppeliselt, et võiks panna kohe esimesel aastal 10, siis 20, 30 ja 40. Sest meie ettevõtte nagu selle organisatsiooni fookus oli mujal, see oli meeskonnal ja klientide rahulolu praegu. Nii. Ja kui meil on eesmärgid paigas, siis tegelikult ongi juures tegevuskava. Et seal ongi siis, 3 on miinimumiga selle juures.
4-5 võiks ka olla, et see on nagu see, mida ma näen, et muudab kõik selle suure uhke strateegia dokumendi tervikuks, ongi see suur tabel ja ta lähebki suurest väiksemaks konkreetseteks tegevusteks. Nagu te näete, et selleks, et ettevõtlustulude osakaalu suurendamise kaudu toimuks organisatsioonis tulude kasv ja me saaksime luua taas kaasajastatud keskkonda, on see eesmärk. Meil on vaja teha selliseid tegevusi. Ta on minu jaoks nagu täiesti loogiline, ta tõmbabki selle nagu suure mulli väga konkreetseks asjaks. Ja antud juhul siis oligi, et struktuuriüksuse juurde luua toimiv õpilasfirma oli üks võimalus. Toodete teenuste disainimine, et panustadagi teenuse disaini rohkem raha ja turustamise plaani koostamine ja kvaliteedi kontroll. Et siia juurde tegelikult võiks ka teha selle nagu veel ühe lahtri näiteks, et kuidas seda teha. Et veel täpsemalt, siin on praegu ilusti sulgudes olemas, et kuidas me seda nagu teeme ja kes seda teeb, on ju. Et nii, tulud töötajate kohta on väga äge indikaator, mida ma soovitasin ka konkurentide puhul vaadata. See määratleb teid ilusti ära, et mis valdkonnas toimub, turul toimub, et mis on selle ühe töötaja tegelik tulu, mida ta suudab teenida selle palgakulu juures, mida temasse panustate. Antud juhul siis see oli 22 720,40 senti aastas. Te võite ka selle kuude peale lõikes ära tõmmata keskmiselt. Ja see tulenes sellest just, et tegemist on sihtfinantseeringutega ja need on nagu enamasti suuremad projektid. Ja seda on väga lihtne arvutada ju. Kogu müügitulle baasaasta tulu jagatud töötajate arvuga. Ja siin ei ole isegi, siin on üks erinevus on see, et kas töötajate arvuga või siis ametikohtade lõikes. Et seal on oluline vahe, seepärast meie töötajad võivad olla tööl ju 0,1 kuni 1 ametikohani koormusega. Et tegelikult meil annab nagu paremini ülevaate see, et ühe ametikoha jaoks. Et 40 tundi nädalas ta käib tööl, selle eest maksame raha ja kui palju ta tegelikult raha meile sisse toob. See on nagu väga hea indikaator, mulle tundub. Ja siin on ka mingid sihttasemed, eesmärgid paika pandud. Ütleme nii, et see eesmärk lähtus ka eelnevast ehk siis baastase ja sellele eelneva aasta, kas seal on mingi muutus toimunud. Ja nende muutuste põhja me leidsime mingi keskmise, mida me saime kasutada siis nagu kasvuprotsendina iga-aastaselt. Et need nagu summad ei tundu nagu, et hullult erinevad, aga tegelikult proportsionaalselt nad on päris suured erinevused. Ja tegevused siis, kuidas me saaksime neid, kord kvartalis hinnatakse arenguvestluste kaudu töötajate töö tulemuslikkust, ehk siis pööratakse ka, kolmandas sektoris on kindlasti see nagu uudne lähenemine, et pööratakse töötaja arenguvestlustele tähelepanu, kui palju ta raha toob organisatsiooni sisse. Ja kui väärtuslik ta tegelikult läbi selle meie meeskonnal on. Nii suurendatakse iga töötaja finantsilisi teadmisi ja leitakse sobivad väljundid töötajate panustamiseks organisatsioonide tulude kasvu. Siin on jälle erasektoris trend, et sul on võimalik oma ettevõtte osasid osta ja läbi selle sul on väga suur motivatsioon töötajate tõsta tulu töötaja kohta. Seepärast läbi selle suureneb ka tema tulevikus potentsiaalne tulu, kui ettevõttel läheb hästi tervikuna. Siin võibki olla üks tegevuskava, et seome töötajad siis, müüme töötajatele oma ettevõtte aktsiaid või osasid. Optsioone. Jah, optsioon on õige mõiste vist. Nii. Ja siin ongi nagu kaks asja. Nagu näete, et need on päris nagu siuksed põnevad võib-olla
tegevused, mida kui te mõtlete iseenda põhjal läbi, võivad anda teile väga ootamatult lahendusi, et mida te võiksite hoopis teisiti teha. Tulude kasv võrreldes eelmise aruandeperioodiga, et siis baastasemel oligi siis 92%, on ju, wow, väga suur. Aga see tulenes lihtsalt organisatsiooni siuksest arengufaasist, et kulusid tuli ka väga palju juurde. Ja siis on nagu võetud ikkagi nagu reaalsus, et ja siin on juba kasutatudki siis erinevaid mõõdikuid, kui te näete, et seal on koodid ees, siis ongi selleks, et me saaksime neid omavahel siduda, et meil ei ole mõtet tegevusi luua tegevuste pärast, vaid et need ikkagi moodustaks lõpuks terviku. Et siin ongi viimases selles on väga hästi, et kuna nad on tegelikult seotud omavahel, siis on ka toodud ülevalt poolt mõõdik tegevused sisse. Nii, finantsiline jätkusuutlikkus. Ma arvan, on ka üks oluline aspekt teie enda jaoks, et siis siin on mõeldud reinvesteerimise reservfondi just sellepärast, et tekiks vaba raha, kuna kolmandas sektoris on enamasti kõik raha alati nagu nulli ära kulutatud projekti rahastuses. Et siis reservi tekitamine on siuke täiesti uudne lähenemine. Aga mis võimaldaks siis tulevikus tegelikult laenu sissemakset kasutada, et osta siis pangalaenuga uued ruumid. Nii. Et see, kuidas teie finantsilist jätkusuutlikkust ongi, mis mõõdikud ongi siis ühelt poolt ka siis ikkagi reservi loomine on ja teiselt poolt pikaajalised lepingud. Et need on hästi olulised, et oleksid olemas ettevõtluskeskkonnas siis näiteks poole aasta või siis aasta või ideaalis 3 aasta lepingud, et mis tagaks selle stabiilse tulubaasi. Mitte, et sa iga kuu pead vaatama, mõtlema, et kui palju kliente mul ikka tuleb. Eriti kui on eraisikud sinu turuks, on ju. Et siis on väga keeruline jääda siukseks mõnusaks chilliks ja arendada oma ettevõtet, kui sa tunned, et sa iga kuu pead kogu aeg nagu pingutama ja sa kunagi ei tea, kui palju tegelikult su kliente tuleb. Et pikaajalised lepingud või siis püsikunded tagavad ja siuksed nagu lepingud tagavad selle stabiilsuse. Ja siis sa saad ka hoida fookust mujal. Nii, kulude optimeerimine on jälle üks oluline asi teie enda jaoks ka kindlasti. Et halduskulude protsent kogu kuludest on siis see osa, et kuna tegemist halduskulud on enamasti siis üks põhilisemaid püsikulusid töötasude juures, siis see võiks olla nagu võimalikult madal. Siin isegi ta mõtlengi, et miks ta on natukene tõusnud meil, kuigi nagu eesmärk võiks olla nagu optimeerida seda. Ja lahendused mulle väga meeldivad need tegevused, ma ise nagu fännasin seda ja kirjutasin isegi projekti ja nii edasi. Roheline kontor on teema ja keemiavabad puhastusvahendid, mis läheb ka tänapäeva turutrendidega ideaalselt kokku, et sa võid ka kodulehel panna, et meil on nagu roheline kontor või siis kui te trükitegi Google'isse roheline kontor, siis teil tuleb see nagu ülevaade, mis see endast kujutab. Ja võib-olla isegi KIK-ist ehk keskkonnainvesteeringute keskusega saaksite ka toetuse sellise asja juurutamiseks. Ja põhiline ongi see kulude optimeerimise poole pealt see, et sa ikkagi nagu mingi ajaperioodi jooksul vaatad üle oma kulud ja küsid uusi pakkumisi. Et ma tean väga hästi siin noorsootöö näitel, et näiteks valvefirma on ju, et põhimõtteliselt 3-kordne hinnavahe oli see, kui ma ütlesin, et ma vahetan valvefirmat, et ma lähen teise juurde üle, sest et teil on liiga kallis see teenus. Ja siis küsiti mu käest, et aga kui palju see uus võtab raha,
see oli 3 korda väiksem kui nende pakutud nii-öelda hind ja siis nad olid valmis isegi, aga me pakume teile sama hinda. Noh, see tegelikult näitab, et kui palju on võimalik kokku hoida, kui sa lihtsalt küsid. Et julgustan. Ja siis on kulude optimeerimine on ka sponsorluse poole pealt, et see on jälle siuke valdkonnaspetsiifiline, et teil võib-olla ei ole nagu siukest teemat siin, et võib-olla vaadata veel, kuidas neid kulusid optimeerida. Ega finantsilise poole pealt sul ongi kas siis tulude kasv või kulude vähendamine. Et muud nagu varianti väga ei olegi, et finantsiliselt mingeid asju siin teha, on ju. Nii, kuidas tundub tasakaalus tulemuskaart? Minule tundub väga äge. Aga ta ongi siuke meetod, mis vajaks meeskonda, et üksi on keeruline jõuda nende asjadeni, et võiks olla meeskond ja see ei tähenda, mulle meeldis ka Jaan Naaber seal New Ways, ütles, et neil on ka meeskonnades käib see tööprotsess, on ju, töötubade läbiviimine, aga kui inimene on üksi oma ettevõttes ehk siis ühe mehe ja naise ettevõte, siis see ei tähenda, et ta ei võiks sinna protsessi tulla. Ta lihtsalt võtab sõbrad, pere ja nii edasi kaasa. Ehk siis, kui sul on selline mikroettevõte ja sul on asjalik kaasa kõrval, ma rääkisin ka sellest soorollidest tulenevalt, et mees või naine on ja kuidas nad loevad asju. Ja siis võtad ka mõne hakkaja siukse ettevõtliku sõbra, tuttava juurde ja alustate sellist nagu 3 maksimum 5 sellist nagu ajurünnakut nendel teemadel. Et kuidas sina oma visioone, missiooni ja väärtusi saaksid läbi ettevõtte strateegilisi eesmärke luua. Ja mis need strateegilised eesmärgid on, et see missioon ja visioon täituks ja sinna juurde siis tuua need mõõdikud ja baastasemed ja nii edasi ja tegevused. Et see on nagu põnev protsess mulle nagu endale, ma mõtlesin, et ma teen oma ettevõtte põhjal nüüd juulikuus küll selle ära. Et võtan omale mehe. Kui keegi teist tahab tulla protsessi juurde, olete oodatud, andke aga märku, et hea meelega võtan teid ka protsessi, et te näeksite kõrval, et kuidas seda on võimalik teha. Ja see annab tegelikult sulle inspiratsiooni tohutult liikuda edasi ja eesmärgipäraselt, et mitte jälle ei laseks nagu kõik kraavid läbi, vaid et sa jõuakski sinna, kus su visioon on jõuda selle näiteks 5 või 3 aasta pärast, on ju. Sest et muidu me tihti avastame, et oih, ikka oleme samas augus, kus olime 3 aastat tagasi või 5 aastat tagasi. Et nii on. Ja kui isegi sealt teil nagu ajurünnaku töömeetodis või töögrupis ei tule see täpselt tasakaalus tulemuskaart, siis ideid saate tohutult. Et ma kutsungi teid oma ettevõtlusse kaasama oma tuttavaid, sõpru, peret, just, et nad aitaksid ka teil mõtelda nende asjade üle. Ja te ei pea olema üksi. Kes ütles, et te peate üksi kõike tegema? Mitte keegi. Ja see, mis ma räägingi, et keskkond on alati tugevam kui sina indiviidina. Alati. Ehk siis, ja meie saame valida, millise keskkonna me enda ümber loome. Ja tegelikult me näeme, miks näiteks startupid väga edukad ongi. See on oma kogukond, meil on väga tugev kogukond ja seal ei ole seda, et see on minu äriidee, on ju. Tänapäeva noortel väga seda ei ole. Et see on minu äriidee, ma ei räägi sellest, sellepärast, et see on konfidentsiaalne. Seal seda enam ei ole. See ongi siuke nagu ühistegemine ja ühisloomine, et kui sa räägid, suhtled inimestega, siis läbi selle tulevad lahendused ja võimalused su ellu. Kui sa üksi oma toakeses diivani peal mõtiskled nendel teemadel, siis sa ei suudagi asju näha sellisel tasandil, nagu on võimalik lahendust leida. Et mu lemmiktsitaat on Einsteini oma. Mis on lolluse definitsioon? Lauslolluse.
Lauslolluse definitsioon on see, kui sa teed ühte ja sama asja, aga loodad, et tulemus on teine. Noh, ja see on ka see, mida ma siin koolitusel üritan teisse süstida. Et lahendus ei tule sellel tasandil, kus te praegu eksisteerite. Lahendus tuleb asjadele teisel tasandil. Ja te peate midagi teistmoodi tegema. Ehk siis alati, kui mul on mingi raskus ees, ma tunnen, et ma ei jaksa, juhtub ka seda, loomulikult juhtub. Igas valdkonnas juhtub, isegi kui sa ei ole ettevõtja töötajana, juhtub ka seda asja. Et siis ma mõtlen, et aga mida ma veel ei ole proovinud. Probleem on ju ainult siis, kui probleem ongi märk sellest, et sa ei ole lahendust leidnud. Ja sul tuleb veel proovida erinevaid viise. Ja ma alati otsingi täiesti erinevaid lahenemisviise selleks, et ma suudaksin nagu lahendada seda probleemi, mis mul on. Näiteks ongi müügistrateegias ma olen erinevaid katsetanud, et jaanuarist alates, kui ma koolitus olen teinud, siis ma tutvustan teile ka neid enda erinevaid müügistrateegiaid, mida ma olen katsetanud, et selgitada välja, mis toimib, mis reaalselt toimib. Seepärast mul ei ole mõtet oodata, et kui ma teen näiteks sotsiaalmeedias mingid kampaaniad, kogu aeg 3 kuud tambi sinna raha sisse ja ikka on tulemus põhimõtteliselt 0. Noh, ja siis ma ikka tambin iga kuu lootuses, et tulemus on mingi hetk, ma ei tea, 100 miljonit või. No ei tule. Ma ise pean muutma selle olukorra ära ja otsima uut lahendust. Et mulle nagu väga meeldibki see, et otsige täiesti nagu uusi lahendusi kogu aeg. Et kui teil on nagu raskus või siis te tunnete, et ei oska edasi minna, siis vaadake natukene kõrvalt, vaadake, mis on tegelikult probleem ja äkki on veel võimalik, pange erinevad täiesti nagu crazy'd lahendused ka kirja ja vaadake sealt, kuhu on võimalik veel liikuda ja mis on see üks asi, mis muudab kõik muud tarbetuks ja lihtsaks, kui te selle ära teete ja hakkake seda ühte asja tegema. Seepärast, et me hakkamegi üks asi haaval muutma oma elus seda raskust või seda olukorda, mida me tahame muuta. Et otsige see üks asi üles, mis see tegelikult muudab. Et siuke motivatsioonikõne siia tasakaalu tulemuskaardi lõpuga, et ärge olge üksi ja teised inimesed aitavad tegelikult mõelda välja lahendusi, mida te ise ei pruugi näha oma elukogemuse ja senise nii-öelda taustaga, vaid nemad pakuvadki täiesti ja koostöös tegelikult on edu võti. Suhelge erinevate inimestega ja vaadake, kuulake, mida nemad räägivad ja vaadake, kuidas teie suhestute sinna nagu nende ideesse ja sellesse, mida nemad räägivad. Äkki seal on midagi teile ka sobivat asja. On ju nii? Nii, aga edasi me lähme siis, ma kohe vaatan, millega me edasi lähme. Me peaksime minema edasi minu teada siukse põneva asjaga. Ei ole seda head paberit siin kuskil. Turundusega, jah? Ja andmekaitse üldmäärus ja infokanalid. Ehk siis info, ühiskonna info on need plokid, mis nüüd tulevad edasi, et lõpetame selle nagu siukse strateegiate, missiooni, visiooni ja sellise poole ära ja liigume turundamise poole. Ja äkki ma leian kellegi ka, keda oleks põnev intervjueerida sel teemal. Et vaata, tuli üks poiss tuli meelde, keda võiks intervjueerida sel teemal, tõesti. Vaatame, kas tahaks nõus. Ja andmekaitse määrus on ka see teema, mida me käsitleme, sellepärast, et see on siuke uus määrus, mis tuli nüüd ja alles sai aasta selle määruse rakendamisest, nii et just tuli ka, lugesin ühte artiklit, et mis selle aasta jooksul on siis juhtunud. Mis ennustati, et mis juhtub ja mis on reaalsus selle aasta jooksul, et see on siuke põnev valdkond. Aga siis hakkame turundama ennast ja müüma. Ja vaatame, kuhu me jõuame oma ettevõttega, kui me müüme seda ja turundame nii edukalt ja mis siis hakkab meil looma. Nii et kohtumiseni juba järgmises videos. Tšau, olge tublid!